Ma palun lavale meie järgmise esineja, kelleks on Kadi Metsmaa, et avada, kuidas projekteerimises väärtus tekib ja miks tugev konsultandi roll on eduka tulemuse võti. Ja Kadi jagab seda siis rahvusvaheliste näidete baasil. Palun, Kadi. Tere, on rõõm siin olla ja rääkida siis projekteerijate vaatest vahelduseks. Ja paningi oma avaslaidile selle kadunud väärtuse, sest kuidas me väärtust mõõdame? Me mõõdame seda sageli ju rahas. Ja kui meil igal pool mujal on hinnad väga kõvasti tõusnud, siis projekteerimisvaldkonnas on nad ajalooliselt nagu pigem madalatel tasemetel ja seda kõike olukorras, kus meil kindlustuskulud tõusevad, ka projekteerijate palgasurve on väga kõrge ettevõtetes ja inflatsioon mõjutab meie kõiki sisendkulusid ja ometi need hinnad langevad. Et me ise vaatame ka, et mõnikord 3 aasta tagused lepingud olid paremad kui praegused. Seda on näha ka riigihangete turul. Järelikult väärtus ja hinnad ei ole kooskõlas ja ega tuleb vaadata peeglisse. Ju me siis ei ole suutnud seda väärtust piisavalt selgelt kommunikeerida, kui selle eest ei taheta maksta. Ja mida siis selle väärtusel me mõistame? Väärtus kindlasti ei ole projekti maht ruutmeetrites või jooniste arv või tunni hind, mis oleks hästi madal, et see tegelikult ei ole see väärtus, mida tellija meilt ostab. Väärtus on riski vähendamine kindlasti, et kui neid ehituste vigasid on võimalik ära hoida projekteerimisega, kui on võimalik maksumust ennustada, siis see riski vähendamine on kindlasti väärtus. Me rääkisime heast ruumist ja kasutuskogemusest ja hea funktsionaalsus, säästlik ruumikasutus on kahtlemata väärtus. Siis ehituse eluiga ja selle maksumus, kiirus on tänapäeva maailmas väga suur väärtus, eriti kui iga aeg ehitusplatsil, mis kulub rohkem, on väga palju rohkem väärt kui see võib-olla projekteerimistundides. Ja eesmärgi pärast otsuste tegemine võiks olla väärtus. Miks me seda siis Eestis luua ei suuda? Et me oleme väga killustunud. Meil on killustunud see, et tellitakse töid vahel väga üksikute lõikude kaupa, ehk siis selles osas ma oponeerin sellele rahvusvahelisele vaatele, et kõik suured hanked tuleks väikesteks tükkideks lüüa, et kõik saaksid osaleda, vaid pigem me peaksime selle koostöö toimima saama. Ja kindlasti ei tasuks vahetada projekteerijaid protsessi vältel ja kindlasti tasuks teha koostööd rohkem ka ehitajatega. Ja peaprojekteerimine sisulise tööna tuleks tõsta au sisse, ehk siis, et projekt püsiks ühe tervikuna koos ka siis, kui toimub see ebamugav muudatuste tegemine. Ja hanked on meil hinnapõhised, mis on suur probleem ja siin ma toetan Euroopa praktikat, et intellektuaalteenuseid ei tohiks kunagi hinnapõhiselt hankida. Sellepärast, et vähem aega, mida sa saad sinna panna, me müüme oma tunde, on kahtlemata kehvem tulemus. Ja selles mõttes rahvusvahelised kontsernid liiguvad järjest enam minema selle tunnipõhisest hinnastamisest ja müüvad rohkem seda väärtust. Et ma väga tahaksin seda rohkem näha Eestis, kindlasti riigihangetel ja siis ka erahangetel. Ja kindlasti see esimene faas on see, mida alahinnatakse, et esialgu tuleb sageli see raha enda rahakotist ja mõtted on veel üsna ebaselged, finantseerimine ei ole paigas ja seetõttu ei taheta sinna panustada, aga tegelikult just siis tehakse kõige suurem osa projekti väärtusest, luuakse just seal eelprojekti faasis või eskiisis, mitte lõpus, seal kus nagu seda tehnilist tööd on palju. Ja aja planeerimine on siis samuti ebarealistlik. Mida me siis saaksime meie projekteerimise väärtusahelas muuta? Ma alustaksin lähteülesandest, et kui me teame, mida me teeme, siis on võimalik seda hästi teha. Et pigem on meie probleem see, et meie lähteülesanded ei ole selged, me ei tea, mida me teeme, siis kindlasti saaksime seda integreeritud projekteerimist rohkem kasutada, mida allianshanked juba väga edukalt siis kasutavad. Ja otsuseid tuleks kvantifitseerida. Me peaksime aru saama, et
mille alusel me otsustame, et need ei oleks sellised emotsioonipõhised otsused ja ei saa otsustada kõige kohta korraga. Ma toon nüüd ka ühe näite sellise, mida leiame sageli projektide tehnilistest kirjeldustest. Ehk siis, kas on üldse võimalik teha sellist projekti, kus lähteülesanne on selline, et projekteerida tuleb kulutõhus, tellija vajadustele vastav, madalate ekspluatatsioonikuludega ehitis. Aga seda ei täpsustata. Ja sageli sellest on trahvid, kui sa seda ei tee, või siis, et sa pead oma kuludega nii kaua ümber tegema, kuni see vastab tellija soovidele. Aga millistele soovidele? Kui me ei ole seda nagu täpsustanud. Aga iseenesest ilus. Sellise järgi on võimalik teha projekt. Kogu aeg ju tehakse. Aga ei ole võimalik teha head projekti. Et kui me vaatame seda, et see on selline kulutõhus tellija vajadustele vastav madalate halduskuludega ehitis, võib põhimõtteliselt ükskõik mille kohta käia, aga ainuüksi see sõna kulutõhus. Et kuidas me seda mõistame? Et kas see tähendab seda, et ehitushinna ruutmeetri hind peaks olema madal, aga kui madal siis? Nagu 1000 eurot ruutmeeter või 2500 eurot ruutmeeter? Sõltub, millega sa võrdled. Mul on vahel tunne, et arvatakse, et kui sa ütled projekteerijale ette, siis ta teebki sulle täpselt sellesse hinda ja ta ei hoia kuskil midagi kokku. Aga küsimus ongi selles, et kui me ei tea, mida sa tahad, siis me võime ju minna ükskõik kui odavaks ja siis sa ütled, et selline nagu jama tehti, keeruti kokku. Mida kulutõhus veel võiks tähendada? Ta võiks tähendada elukaare kulu. No nii tore, teeme siis lihtsalt soodsalt elukaare kuju mõistes. Aga kui pikk see eluaeg siis on? 20 aastat, 30 aastat, 50 aastat? Me peame selle ära defineerima. Või see kulutõhus on siis see madal halduskulu, aga kas ta peab olema lihtsalt hallatav, et seda on nagu lihtne teha või peab see olema hästi odavate materjalidega tehtav või hästi harva tehtav? Kõik need tähendavad erinevaid otsuseid projekteerimises ja praegu me ainult oletame sageli. Et see tähendab meile sageli null informatsiooni ja siis me lihtsalt ennustame. Rahvusvaheliselt kasutatakse sellisel puhul sellist mõistet siis nagu brief drift, ehk siis tõesti see lähteülesanne kogu aeg mõjub niimoodi triivivana meres, et kuhu poole laine lükkab või siis missugune tellija laua taha tuleb. Ja me teeme otsuseid suhteliselt juhuslikult ja see on üks päris suur projekti risk ja kindlasti põhjustab mitukümmend protsenti rohkem muudatusi. Räägime BIM-ist ka natukene. Et ka BIM on selline, et kui me lihtsalt ütleme, et teeme seda ÜBN4, siis see ei ole hea lähteülesanne. Ometi ta ju konkretiseerib. Ütleb juba konkreetse BIM-i, et on ÜBN4, mitte 3. Aga tegelikult selliselt ta ei ole väärtus. Et kui me ei suuda selle mudelis olevas infoga otsustamist toetada või ehitamist toetada, siis see tegelikult teeb selle asja hoopis raskemaks ja kulud plahvatavad, sellepärast et mida rohkem infot ja geomeetriat on sul liiga vara mudelis, seda kallim on selle muutmine. Ja siis imestad, mida nad seal siis nüüd nii väga teevad. Aga me seda sama BIM-i teemegi hästi pikalt ja tähelepanelikult. Ja see on siis pigem kahjuks kui kasuks. Juhul, kui sa seda infot päriselt kasutad ja see on ajakohane info selles etapis, siis me rõõmuga mudeldame seda. Aga sageli ei tee keegi sellega mitte midagi peale kontrollimise. Et eesmärk selline suur ja ilus ja graafiliselt detailne mudel, mida siin ennem ka räägiti, et 3D oleks uhke, väga tore, aga kui mingi asi kõlbab nagu kõigeks, siis ta ei kõlba mitte millekski. Et see liigne graafilisus tähendab, et paljud arvutid ei ava enam neid täismudeleid, eriti suurematel hoonetel. Ja ehitaja tegelikult ootab, et see oleks selge, järjepidev, tööjoonised oleksid täpsed, aga kui see mudel tegelikult osaliselt põhineb oletustel ja need asjad ei ole läbi räägitud, siis ehitaja ei kasuta seda ja see kõige kallim BIM on see, mida ehitaja ei kasuta. Ja see tulebki sellest, et nende muudatuste sisseviimine on nii kallis. See mudel oli enne nii detailne, et muudatuse sisseviimine läheb nii kalliks, et see on juba ebamõttekas ja võtab ka liiga palju aega olukorras, kus me kuulsime, et ralli juba käib. Ja siis ei ole sellel üldse mõtet, siis teeb ehitaja endale oma mudeli, mis täidab tema eesmärki, no siis on see täiesti raha raiskamine. Ehk siis
ma panen südamele, et teeme seda mõtestatult ja alustame sellest, et mis on ootus, mis on eesmärk ja kuidas me seda päriselt kasutame. Siis tuleb ka lõpuks hea ja oluline info. Halduses ei ole tegelikult seda geomeetriat peaaegu üldse vaja. Seal on ainult infot vaja, et millised on hooldusintervallid, missugused on seadmete tehnilised andmed, see on hoopis teine info, mida vaja on. Nii et meil ei ole seda kõike kirssidega vaja, et iga kruvi oleks mudeldatud ja kinnitusdetailid mudeldud selleks, et hallata oleks võimalik. Et otsustame ära, milleks me seda teeme. Aga jah, tellija ei näe projekteerimises väärtust, et sageli suur osa tööst, mida projekteerijad teevad, on meil nähtamatu. Me teeme otsuseid, aga me teemegi neid oma laua taga. Me analüüsime küll ja valime parima lahenduse, aga me sageli ei räägigi, missuguste lahenduste vahel me valisime. Me lihtsalt näitame, mis oli meie arvates kõige parem lahendus. Ja seetõttu vahetevahel tellija ei saanudki aru, et siin tegelikult tehti mingisugune oluline põhjapanev otsus minu hoone tehnosüsteemide jaoks. Ja ma ju noogutasin kaasa, et jah, see seade tegelikult sobib, aga mulle ei selgitatud, mida see kõik kaasa toob. Ja neid otsuseid ei kvantifitseerita ja seetõttu ongi kogu see projekteerimise teema üsnagi väheväärtuslik. Sageli nähaksegi, et seda on ju vaja selleks, et saada ehitusluba, et saada ehitajalt pakkumist ja mis väärtust ma siin ikka loon. Et need on lihtsalt mingisugused vormid, mida riik mulle ütleb, et mul on mingit projekti vaja, eks ma siis tellin mingi projekti. Aga tegelikult need otsused on need, mis selle väärtuse loovad. Loome siis seda väärtust. Alustame sellest, et eesmärgid saaksid selgeks, et me räägiksime läbi, et miks me seda tööd teeme, miks me seda hoonet kavandame ja mis on prioriteedid, missugused on need otsustuse raamid, mille sees me peame otsused vastu võtma, et need ei oleks emotsionaalsete otsuste pealt, vaid ikkagi millelgi põhinevad. Mõõdame ära, et mis on edukas projekt, millal me saame öelda, et projekteerija tegid hea töö, see hoone tuligi hästi välja. Et lõpetame selle ennustamise ära, et nagu ma olen seda mitmel konverentsil öelnud, meil ei ole kristallkuule. Me tõesti ei tea, mis tulemas on. Me vajame sellist selget kommunikatsiooni ja loomulikult teaduslikult on tõestatud, et see on nagu päris oluline vaheprotsentuaalselt, et küsimused, mida küsitakse, saavad suurema tõenäosusega vastused. Nii et eks me peame ise ka küsima nende täpsemate eesmärkide kohta. Ja projekteerijad peaksid õppima rohkem oma otsustusprotsessi visualiseerima. Kõik võimalikud graafikud, skeemid, heatmapid peaksid jõudma tellija lauale ja nende järgi peaks saama teha paremaid otsuseid. Et samuti peaks neid otsuseid logima, et sellest hetkest, kui ikkagi otsustatakse ehitaja kaasata, oleks võimalik meil neid otsuseid näha, et miks just sellise otsuseni jõuti ja siis on võimalik ka selle pealt otsustada, et kas eesmärk on muutunud ja kas see otsust tasub ringi vaadata või on see ikkagi tegelikult tellija eesmärki paremini täitev. Ehk siis mõnes mõttes dokumente tuleb juurde, aga need peaksid looma seda läbipaistvust ja peaksid selle väärtuse tegema palju selgemaks. Et me ei arva, et tellija peaks lihtsalt üks päev üles ärkama ja arvama, et projekteerija on nüüd rohkem väärt ja meile rohkem maksma. Eks me peame ise ka selle töö ära tegema, et tellija tunneks ja näeks seda väärtust, mida me teeme. Aga jah, kõigepealt me peame aru saama, mis selle väärtuse tellija jaoks loob. Ja millised on siis need eeldused, et väärtusloome saaks meeskonnas üldse tekkida? Et see sõnastada see eesmärk on päris harv, eriti selle prioritiseerimine. Et ma nägin siin ka täna, et oluline on optimaalne hoone, aga optimaalne ei tähenda mitte midagi, kui me ei tea, kas see peab olema kiiresti valmiv või odavalt valmiv või eriti arhitektuurikonkurssi võitev, esteetiliselt tipptase või peaksin hoopis ruumipindala optimeerima, et mida kitsamale ruumile sa selle kokku tõmbad. Sest seda vähem sa pead haldama ja vähem pead sa ehitama, vähem pead sa remontima tulevikus. Et kõiki neid asju tuleks kaalutleda. See ajakava, mis ette määratakse, peaks andma ruumi varajaseks koostööks ja mitte ainult ruumi, vaid siis ka tõesti selle
tellija, kes on algfaasis aktiivne, kes päriselt kuulab koosolekutel, mida talle räägitakse ja kes suudab neid otsuseid vastu võtta. Me sageli näeme paraku projekteerimiskoosolekutel tellijad, kes ise veel ei ole üldse hakanud mõtlema, mida ta vajab ja kes teeb otsuseid üsna suvaliselt. Või siis ta ei loe läbi seda projektdokumentatsiooni, mida talle esitatakse ja ei arvagi midagi, et arvama hakatakse siis, kui ehituskoosolekutel soojakutes ollakse. Ja siis ongi juba tõesti liiga hilja. Ja rollid peavad olema selged, et üks inimene ei tee teise tööd, arhitekt teeb arhitekti tööd, insenerid teevad inseneri tööd. Need, kes teevad PIM-i-põhiselt eelarvestamist, teevad seda, et ei ajaks neid rolle segamini, aga samas teeks omavahel koostööd. Ja kindlasti on vajalik selline küps meeskonnakultuur, et me oleksime avatud, julgeksime kritiseerida otsuseid, kõvasti sõnad välja öelda ja lahendada. Aga üldiselt passiivne tellija on projekti jaoks väga suur risk ja väga väike väärtus. Ehk siis prooviks leida selle väärtuse, mis praegusel jäämäel allapoole veepiiri jääb ja lõpetada selle lõputu lappamise ära. Aitäh, Kadi. Võtan kiirelt paar küsimust ka. Et kas oskad tuua ühe hea ja lihtsa näite siis sellise performance-based lepingu või hanke projektist? Oskad äkki tuua? Jah, ma arvan, et me oleme kokku puutunud sellega, kus on väga selged eesmärgid seatud selle näiteks ehitusaja osas. Ma kahjuks ei ole suutnud seda veel tulemustega või siis nagu väärtuse nagu rahasse konverteerimisega siduda, aga meil on olnud ehitajaid, kes annavad nagu väga selged signaalid just selles mõttes, et kui me peame mitme lahenduse vahel valima, siis näiteks ehitusperioodi kiirus on oluline, et just see materjali kättesaadavus, see, et meeskond on tuttav materjalidega ja et need lahendused oleksid kiiresti tehtavad versus siis mitte. Ehk siis meil on juba olnud selliseid selgele eesmärgile keskendunud ja pean tunnistama, et kui see on eesmärgiks võetud, siis ehitus sai mitu kuud ka varem valmis. Isegi niimoodi, et mitu kuud varem sellest, mis ehitaja oli julgenud lepingusse minna. Väga hea. Kas sa näed, et Eestis oleks vaja projektijuhtimise täiendkoolitust või mikrokraadi või magistriõppekavasid või kuidas sa näed seda poolt, et kas me vajame tuge, et neid projektijuhte siis juurde saada? Ja näen küll. Ma arvan, et maailm muutub nii kiiresti, me peaksime suutma sellega kaasas käima ja tegelikult Tekkel koostöös TalTechiga ka selles suunas töötab, et tuleks projekteerimise, projektijuhtimine ka päris kraadina, mikrokraadina esialgu. Ja veel viimane kiire võib-olla selline küsimus, kaldkriips ettepanek, et kas EKEL liiduna saaks või ei saa sellist hea lähteülesande küsimustikku või blanketti välja töötada? Me ka sellega proovime töötada, et oleks võimalik neid küsimusi küsida, aga ma arvan, et hästi palju panen südamele, et tellijad peaksid mõtlema selle suure mõttega tegelema, et mis see põhiline eesmärk on just täpselt see, et kuluefektiivne, aga mis perioodis, mis hetked sa optimeerid, kas sul on eesmärk, et funktsioonid saaksid täidetud või sul eesmärk on, et oleksid mingisugused ruutmeetrid valmis ehitatud. Et need tegelikult ei vaja mingisugust suurt tehnilist lähteülesannet, vaid vajavad lihtsalt läbimõtlemist. Kui palju on selles hoones kasutajaid või kui palju maksimaalselt võib sinna tekkida kasutajaid? Küsimus, millele enamik tellijaid vastust ei tea. Ja siis me oletame. Väga hea, oletamine on alati hea idee. Aga aitäh, Kadi, palun aplausi Kadile, aitäh!